Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Tere päevast, hea kuulaja! Meie oleme Kadrina Keskkooli 62. novilistlased Kaarel Karell ja Marko Raumann. Täna kuulete Seltsi taskuhäälingu 19. osa ning meie saatekülaliseks on Hilja Hallaste, kes on Illar Hallaste lesk. Illar Hallaste oli Kadrina koguduse pastor aastatel 1988 kuni 1993. Ajal, mil Illar tegeles koguduse ja laiemalt riiklikult tähtsate küsimustega, jäi Hilja teadlikult tahaplaanile, sest peres kasvas koguni 8 last. Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Tere! Tere! Alustame teie vanematest. Teie ema oli Meeta ja isa Albert Seppenen. Millega nad tegelesid? Kuna isa oli rahvuselt ingerlane, siis nende esialgne elukoht oli Eesti piiri taga. Peterburi sel ajal Leningradi oblastis olid tegelikult sellised soomekeelsete nimedega külad nagu Kiiskala, Kurgolovo ja seal elas terve nende suur suguvõsa. Aga kui Stalini repressioonide tõttu hakati saatma perekonniti, kõige ettevõtlikumad saadeti juba kohe Siberisse. Ja need, kes veel olid jäänud, hakkasid põgenema. Ja nüüd minu isa perekond, tema onupojad ja tema ema näiteks tuli meie juurde elama, et nad põgenisid Eestisse. Nii et kunagi isa võttis kaasa mind ja minu nooremat venda, et külastada läbi Eesti kõik lähemad sugulased, keda ta teadis. Karksi-Nuias, Tartus perekond Saunanen on praegugi hästi tegev Ingeri seltsiga Albert Saunanen. Minu isa onupoja poeg vist, midagi taolist. Ja Narvas käisime ja käisime Raasikul. Nii et selline käik, see oli ainukordne elus. Pärast seda isa enam väga kaua ei elanud, nii et hea oli, et me saime näha seda. Ja sealt ma sain mingisuguse kontakti üldse. Aga isa tuli õppima, mis koht see nüüd oli jälle? Kolhoosi esimeste kool. Kas ei ole see olnud? Oleks me enne mõtelnud läbi. Kesk-Eestis üks kutsekeskkool või kutsekool, mis ta on praegu? Olustere siis äkki? Ei, mitte Olustere, Rapla maakonnas praegu. Märjamaa kutsekeskkool? Ka ei olnud. 3-silbiline sõna oli. No hea küll, las talle praegu. Samas koolis õppis minu ema sootehnikuks. Nad said seal tuttavaks ja lõid perekonna ja isa saadetigi tegelikult pärast seda kooli lõpetamist Tõstamaale ühe kalurikolhoosi esimeheks. See oli kalurikolhoos Võit sel ajal. Nii et enne seda nad jõudsid veel elada Tudulinnas, kus sündis minu noorem vend. Siis sealt Tõstamaale. See kolhoos küll liitus kogu aeg järjest suurematega ja kaotas oma nime, nii et see Võit, seal oli Võidupeatus ka, praegu on ta Tõllipeatus. Tõlliküla, nüüd on Tõllipeatus, tollal oli Võidupeatus. Ja mere ääres seal me lastena muidugi jooksime vabaduses. Hommikust õhtuni mitte mingit kontrolli ei olnud, sest et meil oli kogu see mere äär mitme kilomeetri ulatuses oli meie maa. Ja püüdsime kala, sõitsime paadiga. Paat oli kogu aeg meie jaoks vaba, midagi ei lukustatud, ei suletud, aerud ja tullid olid kohe olemas.
nii et sõitsime sageli sealt üle poolsaare, tähendab üle väikse Tõstamaa lahe Värati tippu ja vahepeal oli väga palju kive, siis me olime kolmekesi, siis ühed hõikasid, et vasakule, 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 siis paremale, 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 sest kivi oli ees. No mõnest kivist ei saanud kohe mööda, aga see oli tore meenutada. Igal päeval käisime ujumas terve suve tingimata, lugesime ära mitu korda sai, siis suve jooksul sai näiteks 120 korda ujumas käidud. Ja selline vabaduse tunne, et Tõstamaal tuli koolis käia 5 kilomeetri kaugusel, mõisakoolis, kilomeeter umbes jalgsi, siis 3 kilomeetrit bussiga sealt Tõlli peatusest või Võidu peatusest kuni Tõstamaa keskuseni ja sealt veel kilomeeter kuni mõisani. Ma ei tea, kas te olete tuttavad selle kohaga. Aga ma jõudsin seal koolis käia 4 ja 3/4 õppeaastat. Et siis perekond lagunes, nii et ema võttis meid lapsi kaasa, me olime siis 3 ja kolisime Vändrasse. Noh, sealt ma jätkasin siis Vändra, sellal oli Vändra keskkool, põhikooli lõpuni ja siis kohe automaatselt edasi ka keskkooli osa, nii et seal polnud enam küsimustki. Minu klassijuhatajaks sai Enn Nurk, see on üle Eesti teada ja tuntud matemaatikaõpetaja, ta käis mööda Eestit ka õpetajaid õpetamas ja ta on kirjutanud õpikuid, ülesannete kogusid, mille järgi praegu minagi saan lapsi õpetada. Ja see klassijuhataja töö kestis tal kuni meie keskkooli lõpuni. Ta ütles, et me olime esimene klass, kellega ta läks 5. klassist alates kuni keskkooli lõpuni välja. Nii et ta oli nagu natukene mulle ka isa kuju eest, sest isa mul enam ei olnud. Ta elas paar aastat üksinda, siis ta tegelikult hukkus tulekahjus. Ja see klassijuhataja hoolitses selle eest, et mul ei tekiks ei igavust ega tühja olekut ja kutsus meid matemaatika ringi. Ja seal mulle meeldis. Nii et järgnes muidugi olümpiaadidele saatmine, nii et see oli kuskil 6. klassist alates. Tegelikult ka matemaatika, füüsika, keemia, kõik olid seal olümpiaadidena. Noh, vähemalt rajooni tasandini, aga 2 korral õnnestus mul saada ka üleliidulisele matemaatika olümpiaadile ja ühel juhul oleks ääre pealt saanud 2. koha, kui ma poleks mingit näpuviga teinud. Aga siis selle näpuvea tõttu viga kandus edasi ja siis ma sain 7. koha. Iseenesest mulle meeldis see koht ka. Nii et kui ma siis keskkooli lõpetasin, siis tegelikult ei olnud mul mingit muud varianti. Ma olin matemaatikaga tegelenud. Klassijuhataja natuke soovitas ka, et minna proovima ülikooli matemaatikat õppima. Sel ajal ma ütlesin, mitte iialgi ma õpetajaks ei taha. No nii, see on see, et neve sai neve. Ja ma sain sisse rakendusmatemaatika osakonda, nii et tõesti elasin tiigiühikonnas, ülikooli tiigiühikas, kus ma sain tuttavaks paljudega, keda ma pärastises elust tean ja keda ma tegelikult osasid teadsin juba sellest ajast, kui ma olin 7. klassis käinud täppisteaduste olümpiaadidest osa võtnute suvelaager. Siuke koht oli Lähte keskkoolis lühendina TOOS. Ja seal olid väga paljud õpilased, kes pärast õppisid Nõo keskkoolis, sest see oli matemaatika eriklass. Klassijuhataja pakkus mulle ka seda. Aga ma kodus arutasin seda ja ema oli rangelt selle vastu, et kõige vanem laps läheb tema juurest abiks olevana ära, et siis ta kartis, mida iganes ta kartis. Aga ta nagu ei lubanud ja ma jäin selle juurde, et ma jään koju.
aga samal ajal ma õppisin ka muusikakoolis, nii et selle ma lõpetasin ära, kui ma olin 10. klassis keskkoolis. Ja no muidugi seda muusikaharidust saab kasutada eluaeg. See on kindel, mis aitab, nii et ma olen pärast seda laulnud eluaeg mingites koorides, kus oli võimalik kirikukooris, igal pool, kus see olemas oli vähegi. Ja siis, kui ma olin ülikooli saanud, muidugi esimene kursus, olin ma niisugune maalt tulnud ja natukene pelglik ja jäi see ühika elu kuidagi minu jaoks keeruliseks. Ühe toanaabriga meil hästi suhted ei klappinud, nii et ma vahetasin poole aasta pealt tuba ja ma sain tol ajal siis 4. kursuse matemaatika pedagoogide juurde. No ühega neist peame siiamaani sidet. Ta on minu nimekaim, ta on Hilja Afanassjev. Ja kust tema oma nime sai, tema oli abiellunud ühe oma kursuse tööjuhendajaga, Jüri Afanassjeviga. Tema poeg Vahur Afanassjev on ka vist üle Eesti teada ja tuntud. Aga teisel kursusel olin ma juba nii paljude inimestega tuttav, et ma teadsin, et meil käib koos üks selline kristlik noorte vestlustuba või vestlusring. Ja seal, kust ma üldse kirikuga kokku puutusin, oli natuke müstiline. Esimese kursuse lõpus, kui meil matemaatikateaduskonnas oli ju hästi erinevate kirikukonfessioonide esindajaid koos. Ja meie teaduskonnas ei pööratud sellele erilist tähelepanu, et seda peaks piirama või seda peaks kuidagi luubi alla võtma. Nii et lubati rahulikult tegutseda. Ja seal samas üks baptisti poiss kutsus mind ükskord mingitele oma Sõbra tänava kirikus toimuvatele palveringidele. Aga see baptistlik palvering tegelikult mulle nii väga ei sobinud, sest ma tundsin survet ja sundi, et ma pean hakkama midagi tunnistama, midagi oma elust rääkima. Ma ei olnud valmis selleks. Ma hakkasin põgenema. Ja kui ma selle põgenemise käigus ikkagi jäin ükskord sellele samale ka matemaatikatudeng Andrus Rips, ma ei tea, kas tema nimi on teada, aga tema perekond kindlasti, sest et Ripside suguvõsa on ka baptistide hulgas väga tuntud. Aga mina, kes ma kogu aeg põgenesin nii iseenda kui ka kõigi kogu maailma eest, sest ma tundsin, et ma ei saa enam ei edasi ega tagasi. Ma olin saanud korraks nuusutada seda kristlikku vaimu. Ja minu mõistus ütles, et ei, seda ei saa olla, aga samas oli niisugune sisemine soov sellega rohkem tutvust teha ja teada saada. Veel küll mitte liituda, seda valmisolekut ei olnud, aga ma ei suutnud ka küsida midagi enam. Ja siis Andrus Rips võttis mind kaasa Tallinnasse Oswald Tärgi juurde. See oli tol ajal Eesti kõikide baptistide esinimi. Ta oli kas baptisti koguduste ülemvaimulik või kuidas need seal nimetatakse, ma ei tea. Igatahes selles me läksime tema juurde koju. Selles kodus ma ei tundnud mingit sundi ega survet. Olime seal rahulikult terve õhtu, üks minuealine tüdruk oli seal veel, kellega oli väga tore suhelda. Ja siis päeva lõpuks kutsus see Oswald Tärk mind enda juurde lihtsalt oma kabinetti vestlema. Esimene asi, mis mu pahviks lõi, oli see, et kõik seinad olid täis raamaturiiuleid. Ilusasti paigutatud, iseenesest paksud köited ja näha, et
seda tarkust oli see inimene endasse ka ammutanud väga palju. Ja ta proovis minuga rääkida ja sellisel viisil ta suutis seda teha, et see minus hirmu ei tekitanud. Ja siis ta kuidagi õngitses välja, mis on minu probleem, et ma olen nagu lõksus iseenda sees. Ja siis ta ütles mulle, et aga mis oleks, kui sa proovid teha niisuguse tingimusliku palve. See ei kohusta sind millekski, aga ma saan aru, et sa oma jõududega hästi hakkama ei saa. No teeme siis sellise palve teksti, et Jumal, kui sa oled olemas, siis aita mind sellest välja tulla. Ja kuidagi ma suutsin selle sõna välja öelda, selle lause. Ja siis ma tundsin, et ma nagu oleksin hüppanud kuristikku, teadmata, kas ma maandun või ma hukkun. Ja siis korraga tundsin, et mul on kindel pind jalge all. Nii et see oli niisugune, kui baptistid ütlevad, et inimesel peab olema üks pöördumise hetk. Paljudel seda võib-olla ei ole. Minu mees ütles, et temal ei ole seda, tema ratsionaalse mõtlemisteel jõudis selleni. Aga mina võin ütelda, et see hetk oligi see, kus ma otsustasin, hüppasin ja maandusin kindlale pinnale. Aga pärast seda ma julgesin nüüd teha kõiki asju, minna igale poole ja tegutseda nagu mingeid takistusi ei olekski. Nii et siis see oli just nagu uue elu algus. Psühholoogiliselt tundsin nii. Aga siis hakkasin ma ka osa võtma kõikidest ringidest, kus vähegi võimalik oli, et matemaatikutel teisel kursusel, kui ma juba olin, et see kõik juhtus esimese kursuse lõpus, suvel läksin Leeri oma Vändra kodukoguduses ja siis oli küll nii, et minu ema oli minu peale meeletult vihane, sest tema oli kunagi Stalini ajal koolis käinud ja ta oli ikka nii ajupestud, et ta ütles, et kõik usklikud on lollid ja ta ei leppinud sellega, et mina nüüd, tema tütar läks lolliks. Ja siis ma hakkasin suhtlema ka noorte pastoritega, kes käisid meil seal teise kursuse vestlusõhtutel. Andres Põder, Villu Jürjo, ka Eenok Haamer oli sel ajal väga aktiivne noortega tegelev pastor, kuigi ta oli natuke vanem. Aga kes meid seal kokku kutsus oma tuppa, oli Tarmo Soomere. Tema matemaatika geenius, nagu ta oli, tegeles väga julgesti igasugust asjadega. Tal vist oli perekondlikult baptisti tausta. Aga ta ei olnud mitte baptisti koguduse liige, vaid ta oli, ma ei tea midagi öelda seda. Aga ta tegeles kõikide võimalike asjadega, et seda nõukogude korda õõnestada. Ja muidugi, et millal ma siis, terve aasta olime juba kokku saanud seal õhtuti ja vestelnud ja rääkinud ja kui jõudis kätte 3. kursus, minu jaoks siis just nagu see rakendusmatemaatika, praegu on olemas bakalaureus ja magister, see oleks nagu olnud bakalaureus või mingitel aastatel ka lõpetamata kõrgem. Sel ajal seda jaotust ei olnud, ma sain küll 3. kursuse lõpuks tehtud, aga ma ei saanud seda kraadi. No okei. Aga sügisel peab ülikool alati niisugust matkapäeva. Ja matkati tol ajal või tol päeval Vorbuse mäele. See oli oktoobrikuu algus minu meelest, 2. oktoober või midagi. Ja kui ma juba tagasi jalutasin, siis tee möödus Tähtveres katoliku kirikust. Ja ma nägin, et seal ukse juures või värava juures uurib silte keegi noor poiss ja tülitab möödujaid, et kas te teate, millal siia sisse võib saada.
Aga selleks ajaks olin mina juba saanud tuttavaks ka katoliku kirikus töötavate Tšehhi nunnadega. Õde Salvadora ja õde Celeste. Ja nad olid jäänud siia nagu seda katoliku kirikut kaitsma ja valvama pärast sõda või pärast okupatsiooni aega. Et preestreid siin ei olnud sel ajal või käisid siis kogemata ja harva. Aga nemad olid igal hommikul kell 8 kohal. Ja me sageli grupi inimestega võtsime sellest hommikupalvusest osa. Ja kui siis vaatan, et üks poiss küsib seal, ma võin talle võib-olla vastata mõnda asja. Ja ma siis sain öelda, et igal hommikul kell 8 on võimalik siia sisse saada, hommikupalvusele osaleda. Ja selguski, et oleme nagu ühest samast majast, ehk siis Tiigi 14 ühikas elasid nii matemaatikud kui ka juristid. Ja tee peal siis saime juttu teha. Mina sain rääkida, et meil iga nädal käib koos, et kui ta rohkem huvitab, siis ta võib tulla ja ise näha ja küsida küsimusi, kui tahab. Ja sealt siis see alguse sai see ühine tegevus. Ja muidugi me käisime koos erinevates kohtades. Üks koht oli näiteks Vaba tänava 3 tüdrukut, kes olid küll baptistid, aga need ringid olid meil väga erinevatest konfessioonidest inimestest koos. Et Mare Liiger käis sel ajal seal ja tema vist oli ka baptisti juurtega. Aga oli ka katoliiklasi. Kas Toivo Reitalu oli vist seal nendest üks, kes mul tuleb meelde. Ja ma mäletan, et need, kes olid juba mingi kogemusega, nende jaoks olid paljud asjad iseenesestmõistetavad. Aga nüüd see noor poiss nimega Illar küsis igasuguseid huvitavaid, ekstravagantseid küsimusi, millele vahel ei olnudki olemas vastust või see vastus oli väga absurdne või igatahes. Ta suudeti seal niimoodi ikkagi maha rahustada, et ta sai oma vastused ja läks kogu aeg edasi, nii et kui tema oli oma esimese kursuse lõpetanud, siis pärast seda, ta muidugi oli selline, praegu öeldakse selle kohta hüperaktiivne, et teda jätkus igale poole. Ta tegeles korraga väga paljude erinevate asjadega. Ta oli lõpetanud Kohtla-Järvel kaugõppe keskkooli, sest ta vahepeal oli 7. kuni 10. klassini Otepääl spordiinternatkoolis, aga tema arvestuste järgi maksimaalne koht oli Eesti 2. See teda ei rahuldanud. Ja ta mõtles, et aga nende hinnetega võib-olla ei ole väga lihtne ülikooli saada. See oli ka juba teada, ta tahtis juristiks. Ja läks siis kaugõppe keskkooli ja seal loomulikult oli lihtsam hindeid saada ja ta sai ülikooli ilma mingite probleemideta sisse. Aga siis, kui ta nüüd oli seal juristina igasuguseid huvitavaid küsimusi küsinud, siis lõpuks ta sai ikkagi kõik need vastatud ja otsustas aktiivselt hakata elu edasi viima sellega, et Eesti kirikud vajavad remonti. Siis esimesel suvel kohe organiseeriski ta selle Eesti kristliku suvemaleva ja meie rühm oli küll esimene, aga need oli samal ajal mitmes kohas. Nii et vist Saaremaale läks Toivo Põld rühmajuhina ja meie olime iseenesest esimesed 2 nädalat Lüganuse kirikus, siis nädala Viru-Nigula kirikus ja siis 1 nädala veel Saaremaal. Mis kirik see nüüd oligi? Ei tule praegu meelde.
okei, las ta olla praegu. Ja seal samas esimese koha remontimisel ehk Lüganusel tõepoolest toimuski meie laulatus. Et teil oli soov saada kiriklik laulatus. Illar kukutati seetõttu juuraõpingutel 2 eksamil läbi. Kas ka teid survestati? See oligi nüüd selle tema esimese kursuse lõpus, kui kuskilt oli juhtunud keegi kuulma, et siis oli see teada, et me suhtleme omavahel, et tahaks laulatusega lõpetada või alustada või kuidas iganes. Aga see jõudis kuidagimoodi KGB või Arnold Koobi käsilaste, sel ajal rektor ülikoolis. Igatahes, et see ei meeldinud võimudele, organitele ja tõesti, teised, kes olid eksamil kaasas ja Illar, kes oli väga punktuaalne alati, oli kõik asjad ära õppinud ja vastas õigesti ja kõik kuulavad, mis läbi kukkunud, ei ole võimalik, ta ju vastas kõik ära. Aga siis, kui oli 2 eksamit niiviisi olnud, siis oli juba muster teada ja kui oli 3. eksam, siis õppijõud enne hinde panemist ütles, et ma tean, te vastasite küll kõik ära, aga mul on kästud teile panna mitterahuldav hinne. Ja kui te kavatsete laulatada, siis ma pean seda tegema. Ja siis Illar muidugi juristina oskas põigelda, et kust te teate, et ma laulatan? Ma võin rääkida ükskõik mida. See tulevikku vaatav mõte, et võib-olla kunagi elus, kust me teame, et nüüd kohe. Ma ei saa seda kinnitada ega väita. Ja siis õppejõud pani talle kõige parema hinde, 5, sellal oli numbrid. Ja siis anti võimalus ja siiski suvel me laulatasime, aga sügisel anti talle võimalus teha need edasi, sest et see oli mõeldud ilmselt ähvardamisena ja lasti küll eksamid ära teha, aga 2 kuud hiljem hakati ikkagi mingit nõiajahti tegema, et tema jaoks leiti siis selline põhjendus, et peame eksmatrikuleerima üliõpilasele ebaväärika käitumise pärast, mis seisnes üheaegses kuulumises kirikusse ja komsomoli. No ma ei tea, kuidas see komsomoli kuulumisega sel ajal oli, kõik ju kuulusid. See oli olnud mingit varianti. Sa pidid kohe minema vastuollu terve oma elu ja süsteemiga ja see ei jäänud ka mitte ilma karistuseta, aga minu puhul, kes ma olin matemaatik või matemaatika teaduskonnas, tegelikult ei tehtud muud, kui ühel korral kutsus mind välja. Keegi, Illarit kutsuti mitmel korral välja ja pakuti ikkagi võimalusi, et kui te hakkate meile informatsiooni jagama, siis me anname teile kõik andeks. Aga ta natukene suhtus mõnitavalt ja loomulikult talle siis ei antud andeks. Aga minuga tahtis rääkida üks tol ajal matemaatik. Ei, ta oli mingisugune filosoofia või psühholoogia või mis teaduskond seal oli sel ajal. Üks õppejõud, kas ta üldse meile andis, ma ei mäletagi. Igatahes ma teadsin tema nime Raivo Palmaru. Mida, kas nüüd tasub jälle teha võimudele niisugust või tollajaegsetele organistele siukast tasuta reklaami. Aga ta oli tegelikult teada kui niisugune liberaalsemat mõttelaadi toetav inimene seal, et proovis ikka heaga hakkama saada ja mulle ka tegi niisuguseid ja naasuguseid ettepanekuid, et kas te ikkagi olete valmis rääkima meile seda ja teist ja kolmandat ja kuidas te suhtute sellesse. Ja no mul õnnestus ikkagi niiviisi ennast vabaks rääkida, et
kinni ei võetud, vangi ei pandud ja mingit sanktsioone ei rakendatud. Aga lihtsalt siis jäid niisugused hoiatused, et aga hoolitse ikka selle eest, et te saaksite nagu oma suhted riigivõimudega korras hoida. Aga sel ajal tegelikult me tegelesime nii mitmel ja Raivo Palvaru küsimused puudutasid ka seda, kuidas me levitame nõukogude vastast kirjandust. Selleks oli väga pikk kett. Üks inimene, kes tõlkis raamatuid, teine inimene, kes trükkis neid läbi suitsupaberi vist. 5 eksemplari korraga, tähendab paber, siis see kopeerpaber ja need 4 kopeerpaberit ja 5 paberit. Ja see trükkimine pidi olema päris tugev, et täht jääks nähtavale ka selle 5. eksemplari peal. Aga kui see valmis oli, siis jälle keegi pidi võtma ja viima selle järgmise inimese kätte. Ja need trükkijad ja köitjad olid vanemad mehed, kellega mina kohtusin või ma ei tea, kas ma üksinda käisin või käisin Illariga kaasas. Igatahes ma ikkagi nägin neid ja mul on silma ees need inimesed, kes olid valmis oma elu mõnes mõttes nagu saatuse proovile panema, aga nad olid oma ideest väljas, nii et jah, selline nõukogude vastane tegevus. Aga ka kogu kiriklik kirjandus oli ju tegelikult nõukogude vastane. Nii et hilisemal ajal mäletan, et väga palju kirjandust oli saksa keeles. Kalle Lindi, üks tolleaegne pastor, tõlkis neid, sest et tema oli saksa perekonnast pärit. Tema ema oli sakslane. Ja tal oli saksa keel sõnaselge. Illar pani need Kalle Lindi tekstid rohkem eesti keeltest, et saksa keele tekstides ju tegusõna on lõpus. Nii et Kalle Lindi tekstis kõik need tegusõnad tulid alles lõpus. Aga siis Illar ütles mulle selle eestikeelseks ja mina trükkisin kirjutusmasinal. Nii et see oli jälle üks koht, kus me tegelesime nõukogude vastase kirjandusega. Ja seal oli igast huvitavaid asju. Mul on praegu üks riiuli täis mingeid vanu köiteid, mida ma mõtlen, et kui mul nüüd aega tekib, kui ma pensionile jään, siis ma hakkan vaatama. Et hakkan enne minevikuga jälle tutvust tegema. Kas tol hetkel nende trükimasinatega ei olnud mingi sellist, ma olen ise nagu kuulnud, et olid nagu mingisugused märgid või mingid, et kuidas nagu tuvastati ära, milline trükimasin kus on ja niimoodi. Kas teil ei tekkinud selliseid probleeme? Minu teada ei jõudnud see nii kaugele, et keegi oleks nüüd trükimasina tuvastamise pärast mingeid karistusi saanud. Et võib-olla isegi, et oli info olemas, seda tõesti tehti kindlaks selle järgi, et võt mingi täht on kogu aeg kas nõrgem kui teised, siis ma ei tea muidugi. Selleks pidi tõesti olema ligipääs sellele trükimasinale, et seda kontrollida. Aga need, kes meie jaoks trükkisid, nad ei olnud kartnud oma elu pärast ega midagi ei olnud juhtunud. Nii et ma arvan, et nende masinaid ei olnud kontrollitud. 1979. aastal kolisite te Suure-Jaani. Milliste oludega pidite te seal toime tulema? Nii, see oli sellepärast, et Illar oli visatud ülikoolist välja ja mina sel ajal olin esimese lapsega kodus ja teist last ootasin. Nii et kui me jälle Andres Põdra pakkumise võtsime vastu, tema oli Suure-Jaanis kirikuõpetaja, võttis endale nagu abimeheks või kirikumeheks Illari tööle. Ja üldse noored pastorid tegelikult panid rahad kokku ja aitasid iga kuu natukene, et me hakkama saaksime.
ja noh, esialgu tegelikult Illar oli proovinud ka astuda Usuteaduse Instituuti, sest et Tartu Ülikool teda enam ei tahtnud, aga Usuteaduse Instituudis oli jälle nii, et seal oli, kes oli UI rektor sel ajal, Maeti Tormasse, Illar Mattis teda kunagi hiljem veel. Kodutöö tegemata. Edgar Hark. Nii. Edgar Hark oli olnud kunagi Vene sõjaväes. Ja temaga oli sel ajal veel kuidagi võimalik manipuleerida nii, et talle öeldi, et kui sa võtad selle Nõukogude vastase noormehe vastu siia UI-sse, siis me kõrvaldame sind sellelt ametilt. Aga mida Edgar Hark tegi? Ta ütles, et hea küll, ei lubatud vastu võtta. Aga omavahelisel kokkuleppel ma luban õppida ja sooritada eksameid. Ja siis oligi nii, et tegelikult see aeg, kui me olime Suure-Jaanis, siis Illaril oli üks töötuba. Miks ma kohe räägin sellest? Alguses 2 kuud umbes elasime me perekond Põdraga pastoraadis. See oli kuidagi selline vahesirmidega eraldatud vaheruum. Nii et siis olime veel 3, esimene tütar oli Tartus sündinud ja samal ajal me teadsime, et samas kohas, mõned majad edasi kesklinnas, on üks maja tühjaks jäänud ja pärijad elavad Tallinnas ja ei saa tulla Suure-Jaani seda maja hooldama. Ja neil oli väga hea meel, kui keegi tuleks ja hoiaks seda. Nii et siis sai juba räägitud, et me läheme sinna elama. Aga see oli väga vana, seal ei olnud vist ahju või see ahi ei töötanud, igatahes pliidiga tuli kütta. Nii et selles mõttes need tingimused seal just väga kiita ei olnud, et kui me kolisime sinna talvel, siis umbes märtsis hakkas minema veidi soojemaks. Et me saime sinna üldse sisse minna, et nii palju kütta, et seal oleks võimalik elada. Ja siis see sealne elu oli muidugi omaette, teatud raskustega. Vesi tuli vedada kõrval majast, mis oli limonaaditehas. Kööleri tänav 4 oli see meie maja seal nurga peal Peatänava ääres. Aga seal kõrvalmajas siis oli jah nii, et sealt saime vettu ainult sel ajal, kui see vabrik töötas päeval. Ja seal käisid ka külas need meie maja omanike järeltulijad, kes olid arhitektid. Ja nendega me oleme eluaeg olnud väga head sõbrad. Nii et nad on pärast elu jooksul projekteerinud meile kõik meie kodusistustused. Nii et ja kui me olime Tormas, siis ka veel siseremont oli planeeritud ja projektid olid olemas, aga neid meetripaksusi maakivist müüre oli nagu väga keeruline läbi raiuda, nii et see töö jäi meist tegemata. Aga me Suure-Jaanis olime siis esimene 2 aastat ja Illar õppis, sõitis Tallinnasse, tegi eksami ära. Õppis järgmist eksamit. Ja kui ta lõpuks oli matriklis, matriklit tal veel ei olnud. Aga kui tal olid kõik eksamid tehtud, kuskil oli kirjas nad kõik, ja ta läks rektori juurde, et teate, nüüd mul on kõik eksamid tehtud, et kas ma nüüd tohiksin nagu sisse astuda. Ja siis öeldi, et no vaatame seda asja. Edgar Hark oli vahepeal saanud kokku või keegi KGB-st oli tulnud tema juurde ja ütelnud, et võt seda noormest ikkagi ei tohi vastu võtta.
Ja siis Edgar Hark ütles, et oodake veidi, ma lähen käin kõrvaltoas. Ja kui ta sealt kõrvaltoast tagasi tuli, ma ei tea, kas see on nüüd anekdoot või on see päris tõesti sündinud, aga see kõlab nagu, et nii see ainult saigi olla. Et ta tuli tagasi Vene sõjaväe ohvitseri mundris ja lõi rinna ette ja küsis sellelt KGB töötajalt, kes oli tavaliige, tal ei olnud sellist sõjaväelist auastet, aga sai aru, mis toimub. Ja siis ta Edgar Hart küsis, kas teil oli midagi veel küsida? Ja teine Areldi tõusis püsti, ütles, et ei, küsimusi ei ole rohkem. Jättis sevasti ja lahkus. Ja Edgar Hark võttis Illari vastu, aga siis kuidagi oli seal veel nii, et 2 aasta jooksul tohib ta neid eksameid sisse kanda. Et seal tehti mingisugune niisugune klausel. Aga siiski teda määrati selleks ajaks, kui ta õppis, et miks me Suure Jaanist ikkagi nii ruttu lahkusime, määrati Laiuse koguduse peale. Laiuse juurde kuulus sel ajal ka Kodavere, et õpetaja Laiuselt käis Kodaveres, õpetajatest oli puudus nagunii kogu aeg. Ja Laiusel töötamise ajal oligi see sissekandmise aeg. Nii et siis juba oli teada, et varsti saab Laiuse koguduse õpetaja siis ristikaela ehk UI Worcesteri instituudi lõpetatud. Ja siis juba mõned vanemad inimesed ütlesid, no kes teda siis veel meie juurde jätab, siis teda saadetakse kuskile suure koguduse peale. Ja Illar ütles küll, et ei, ma ei taha siit mitte kuskile minna, aga see ei ole ju tema otsustada. Nii et tõesti, kui tehti see suur pidu ära, kus rist riputati kaela, siis natukese aja pärast tuli teade, et mitte kaugel, peaaegu naaberkogudusest tormas. Õpetaja Jaan Muru läheb emerituuri ehk pensionile ja tema järglast on vaja. Ja siis kutsutigi Illar sinna, nii et tegelikult tal oli väga väärikas eeskuju. Jaan Muru oli tõesti auväärt selline inimene, kes oskas üle anda kogudust suurte traditsioonidega ja vana kogudust, kus olid korralduslikult kõik instantsid, mis toimisid. Seal olid külavanemad, igas külas oli oma vöörmünder, tegutses. Nii et kõik oli omavahel seotud, et see oli tõeline selline nagu suurepärane kogemus elus, aga Illar oli ju alles algaja. Ja ta mõnda asja tahtis teha nagu natuke rutakalt. Siis tuli Jaan Muru külla ja ütles, et vaat siin mõned koguduse liikmed on mulle teatanud, aga mina arvan, et see ei ole väga hea mõte. Ma annan teile nõu, kuidas oleks parem teha. Ja niiviisi ta suutis tegelikult panna nagu asjad toimima nagu tõeline mentor. Nii et sellest kohast on meil kõige paremad mälestused. Seal need Rahuoru park, mis oli lähedal, siis oli meil juba 4. laps sündis seal. 5 vist ka, ma ei mäleta. Ja see kogukond võttis meid hästi vastu ja samas ka see küla noorte perede ring võttis meid hästi vastu, nii et hakkasime nendega koos käima matkadel ja igal pool. Ja kui seni oli Illar öelnud, et naised roolis, auto raavis, siis kui meil lapsed hakkasid koolis käima 5 kilomeetri kaugusel, aga temal oli järjest rohkem tegevust juba hoopis Tallinnas ja mööda Eestit igal pool, sest et ta organiseeris ju kõike, ka neid juba hakkasid need muinsuskaitseliikumised ja kõik siuksed asjad. Aga siis veel pastorite muinsuskaitseklubi
portaal, kuhu kuulusidki tegelikult pastorid, kes tahtsid vanu Eesti kirikuid, selliseid väga paljudel maadel pole üldse olemaski. Meil on siin igas suuremas külas 15. sajandist pärit hoone nimega kirik. Et muinsuskaitse alla tuleb võtta ja riiklik kaitse peale panna. Aga siis jah, ta vaatas, et lapsi kooli sõidutada, no hea küll, las naine sõidutab. Et ta käis alguses ise autojuhi kursustel ja siis, kui kogudus oli aidanud osta meie esimese auto, kohe öeldi, et nemad on huvitatud sellest, et pastor ikkagi ka matuserongis sõidaks ilus autoga, mitte et ostab kõige odavama nagu maanteemuhu. Ei, et ikkagi peab olema Žiguli vähemalt. Üks koguduse juhatuse liikme poeg tuli kaasa Peterburi, selle ajal Leningradi, siis kust see Eesti autode turg sel ajal käis. Siis meil vabast müügis ei olnud. Olid auto ostuload ja nii edasi. Nii et esimene auto oli siis sedamoodi saadud. Ja me kohe leppisime kokku, et selle osa, mis kogudus juurde annab, me maksame neile pärast tagasi, kui me peaksime sealt ära minema. Ja juhtus nii, et kui me sealt tõesti ära läksime, siis järgmine õpetaja sai selle auto endale, sest Illari isal oli pika tööstaaži tõttu antud autoostuluba. Ja tema ütles, et ma võtan selle vastu, muidugi võtan vastu, mul pojal autot vaja. Ja siis see oli Žiguli 04 pick-up, nii et sinna mahtus kogu meie pere ära, siis oli lapsi juba natuke rohkem. Ja muidugi, Tormas oli küll väga tore kõik, aga kui Illaril oli järjest vaja olla Tallinnas hoopiski ja ma suurema osa ajast olin üksinda, mul oli küll üks noor tüdruk abiks. Aitas neid kätetöid ära teha, aga seal ei olnud ei keskkütet, ei olnud vettoas, nii et ahjusid tuli kütta meetripikkuste halgudega ja süüa teha pliidi all ja praeahjus ja vesi tuli tuua hoovi pealt Pändaga kaevust. Nii et see oli paras sükene suur füüsiline tegevus. Ja selle tegevuse hea mõju oli see, et füüsilist jätkus. Et jõusaali polnud vaja ega midagi sellist, mis tulevikus hakkas nagu rohkem vaja olema. Aga ega kaua ei kannatanud ikkagi ka seda elu, nii et kui järgmisi lapsi oli jälle oodata, siis tegelikult Illar juba laskis ennast saata Tallinnale lähemale. Ja siis juhtus Kadrinas Henn Unt minema pensionile. Nii et me saime siis tema koha endale nii öelda. Muidugi seal oli selline väike raskus, et Henn Undi naine oli olnud organist, aga mina olin muusikakoolis õppinud akordionit ja mitte sellist klaverit ega orelit. Nii et ma ei olnud valmis võtma enda peale seda organisti tööd. Nii et organisti ikkagi pidime tööle panema. Ja tegelikult on Kadrinast ka hästi palju mälestusi, sest et seal läksid veel mitmed lapsed kooli ja praegugi on neil sealt häid sõpru alles. Nii et ma küll praegu ei oska öelda, millal mina ise käisin viimati Kadrinas. Vist siis, kui kas Kadrina rahvamajas peeti Viimsi
mitte Viimsi, Kadrina kiriku koori mingit juubelit. Siis ma sain kutse. Või oli see? Isegi nii, et me olime veel mõlemad. No vot. Kas oli enne 2012 või pärast? Ma seda ei mäleta. Võib-olla oli isegi enne. Et me oleme küll Kadrina kirikukooriga kohtunud Suure-Jaani kirikumuusikapäevadel ja sealt on hästi palju tuttavaid inimesi veel ja praegu on teada paljude sealsete inimeste elud, kes on siit läinud ära kas Inglismaale või käinud Inglismaal. Ja niisugust kontakte ja seoseid ikka aeg-ajalt tuleb ette. Aga jah, enam otseselt ei ole seotud sellega. Aga kuna ka Kadrina jäi lõpuks nii, et siis juba Illar hakkas tegelema poliitilise tegevusega, ta ikkagi tahtis selleni välja jõuda, et Eesti on iseseisev ja selleks, et seda saaks kuulutada välja, peab seda tegema tolleaegne nagu Eesti see ülemnõukogu. Et seda ei saa kuskilt altpoolt august teha. Tõsi, sel ajal olid juba Eesti kodanike komitee, see liikumine ja kõik see tegutses nii, et päris palju asju juhtus just Kadrinas esimest korda. Et see oli kõige aktiivsem selline poliitilise tegevuse aeg. Ja esimene niisugune suurejooneline väljaastumine oli see, kui tema otsustas nalja teha sellega, et kandideeris NSV Liidu ülemnõukogu saadikuks, et talle pandi vastu Vaino väljas. Noh, see oli teada, millega see lõpeb. Aga ta mängis selle mängu kaasa. Et ta ikkagi oli selle korraks läbi teinud ja eks ta siis sai sealt kogemusi, kuidas neid igasuguseid propagandaüritusi korraldada ja kohtumisi valijatega ja nägi ära, mis küsimused võivad olla ja missugused vastuolud võivad tekkida. Aga sel ajal tegelikult Eesti rahvas oli nii ühtne selle suhtes, et nende soov oli väga selge. Et ikkagi tagasi vabaduse poole. Meil siin välja arvatud mõned piirkonnad võib-olla on ikkagi enamuses see. Aga et jah, oli vaja ikkagi saada veel Tallinnale lähemale, sest et kui ta lõpuks oli saanud ka Eesti NSV ülemnõukogusse, kuidas ta kutsutakse? Oli ikka niiviisi? Oli küll, jah. Jah. Et siis ka seal oli tegelikult väga ühtne kogu see hoiak. Seal oli vähe neid, kes olid tõesti venemeelsed ja see faktimälu ütleb üles, kas ta oli 2 erinevat koosseisu, et ühes oli, ei siiski, ta oli ainult viimases. Viimases jah, 90 vist oliti. Jah, et seal oli veel nii, et oli natuke rohkem liikmeid ja sellegi poolest vähemus olid siis need venemeelsed. Aga kui siis 9... Mis aastast tuli see 101 liiget? Kas siis, kui oli juba Eesti? Vot niimoodi täpselt ei oska öelda, võis olla küll, jah. Võib-olla 92. aastast või. Ja kus olid... Just ülemnõukogus oli minu teada rohkem äkki, jah? Minu eest ka oli. Just isegi vist mitusada või? Võis olla küll, jah. Aga jah, et kui... Ja kus... Kummas koosseisus... Ei, see oli ikkagi see 101 liikme, 101 hulgas oli see Vladimir Lebedev, kus oli 5 venelast nende hulgas. Lebedev oli, ma ei tea, kas ta enne oli, aga pärast 90. aastat oli kindlasti. Nii, siis
Illar oli sinna ka valitud ja siis on üks niisugune meeldejääv jälle tõesti sündinud anekdoot, et kui Lebedev otsustas teha näljastreiki, et Vene inimeste heaolu eest võidelda, siis tegelikult Illar rääkis, et nad omavahel suhtlesid seal kogu aeg täitsa vabalt, aga oli vaja ju rahvale show'd teha. Ja siis, kui Lebedev alustas nii-öelda näljastreiki, siis Illar oli leidnud mingist poest makaronipaki firma Internudel ja läks tasapisi, poetas selle Lebedevi laua peale, see muidugi võeti kohe üles ja naljamehed jäädvustasid selle oma lugudesse, et Hallaste pani nälgivale Lebedevile lauale Internuudli, kui ta oli Interrinde tegelane, siis väga isikupärase toidupaki. Aga jah, see oli siis juba tegelikult hiljem. Jah, mul ei ole need sündmuste järgnevused alati. Mul on ajalugu alati koolis väga vilets olnud. Matemaatikat anna ette. Valemid on, aga ajalugu oli minust nii sõjalist informatsiooni täis, et see mul hästi ei lähe. Ma korra läheksin tagasi sinna Torma perioodi. Nii. Ma lugesin Andres Põda meenutusi, tsiteerin. Illar võttis endale kirikumehe ülesanded, küünaldu süütamine, laulunumbrite ülespanek, armulava katmine ja nii edasi. Teenistuse ajal istus ta õpetaja kõrval altari lähedal. Kuna oli juba talv, arutasid ja nurisid kirikulised tükk aega, miks istub noor mees kirikus karvamütsiga. Miks ta mütsi ära ei võta? Mõned targemad püüdsid seletada, et need on juuksed, aga naised ei uskunud. Tsitaadi lõpp. Ja lugesin ka seda, et kord juhtus selline traagiline lugu, et siis gaasipõleti pärast läksid tal juuksed koguni põlema. Et kas te oskate öelda, et kus see huvi üldse sellise soengu vastu tal tekkis? Seda gaasipõleti lugu ma ei ole nagu ei fikseeri enam äru. Et seda ma ei tea, et oleks juhtunud. Küll aga tõepoolest juba siis, kui ta oli ülikoolis tudeng, istus sööklas maha, nagu sellel olid sööklad veel. Ja tuleb koristaja mutt lapiga, keerutab laua peal ja ütleb, et noormees, võtke müts peast ära. Ja siis ta näitab, et aga ma võtsin mütsi ära, need on minu juuksed. Ja siis ta, see lapiga mutt ütleb, oi, kas ma tohin katsuda ka? Siis tahtis pai teha kohe. Ja kui näiteks temal algas ju ka sõjaline kursus, et sõjalise õppejõud kuskil päris õppeaasta alguses ütleb, et järgmiseks korraks kõikidel nullsoeng. Ja siis Illar tegi niisuguse nalja, et ta tegi juuksed õhtul märjaks enne seda sõjalise tundi. Ja tõmbas endale pähe sükse veniva, kas kapron sukka või midagi sellist, mis tõmbas kõik juuksed pea ligi. Ja kui ta siis järgmine hommik, loomulikult ta ei komminud läbi neid, ilmus sinna sõjalise kateedrisse, sinna tundi, siis õppejõud vaatas, ega ma nüüd nii hullusti ka ei mõelnud teie puhul. Siis tema laiutas käsi, no mis teha, käsk on käsk. Aga nii ta oli terve päeva ja siis, kui tuli järgmine päev, siis ta oli kamminud jälle, ta lihtsalt on mingit sellist kas abessiini ja verd või midagi. Tema emal on sellised juuksed ja suguvõsas on veel sellised jooni. Nii et kunagi ülikooli ajal vahemärkusena, Paul Ariste istus ülikooli sööklas seal keldrikorrusel tema kõrvale ja küsis, et noormees, ega teil ei ole sugulasi Kose-Ravila mõisakandis? Et seal oli kunagi Hannibal. Ja Hannibalil on teada ajalooliselt sellised juuksed, nii et
et tal olevat väga palju järeltulijaid Eestis pärast seda sündinud. Et ega ta ei tea, no ta ei tea seda. Aga jah, seal midagi lööb välja. Aga siis, kui see 3. kord oli minna sinna sõjalise tundi, siis ta kammis kõik juuksed üles ja siis oli nüüd sellel õppejõul järjekordne võimalus ahetada. Mis see siis nüüd on? Kuidas te nüüd seda tegite? Nii et jah, natukene vedas nagu ninapidi. Edasi suundusite Tormasse, kus Illar teenis sealses ning Kodavere koguduses 5 aastat. Torma perioodil aktiviseerus ka muinsuskaitse liikumine. Ka teiegi kodus toimus koosolekuid ja kas te olite ka ise sellega seotud? Ma arvan, et meie juures käis hästi palju külas neid inimesi, kes olid seotud sellega. Aga Torma perioodil oli see veidi veel mitte nii aktiivne. Küll Kadrinas ma mäletan, et olid Mart Laar ja Tõnis Lukas näiteks ja Lauri Vahtre, kes veel, niisugused inimesed, kes on nagu palju teinud Eesti heaks ja sel ajal oli tihe suhtlus. Aga ma ei tea nüüd, ma ise ei osalenud selles mõttes, ma küll, kui ma kodus olin, ma kantsendasin lapsi ja tegin süüa ja viisin võib-olla külalistele sööki ette, aga ma ei olnud see osaleja, nii et ega see oligi alguses Illari mõte, et mees teeb kõike väljaspool kodu ja naine teeb kõike, mis on seotud koduga. Et see, et ma hakkasin lapsi kooli vedama autoga, see oli nagu nii juba järeleandmine. Et vahetevahel võib naine ka väljaspool kodu teha midagi. Et sel ajal ta oli ka seda meelt, et naistel pole üldse ülikooli haridust vaja. Et sellepärast see pärast 3. kursust, mille ma ikkagi ära lõpetasin, jäi katki. Tõsi, meie teaduskonnas ei olnud peale päevase õppe mingit muud võimalust, aga sel ajal oli mul juba 3. laps sündimas, nii et 3 lapse kõrvalt päevases õppes ikka ei õpi. Et siis jäi see katki, pealekauba me teadsime, et ma lähen alati sinna, kuhu saadetakse minu mees. Ja ma oma erialal, mida ma tol ajal teadsin, et on ainult 2 kohta Tallinnas ja Tartus, kus on olemas arvutuskeskused, need olid majatäied. Ja see arvutusmasin oli selline, mida tuli käsitseda valgete kinnastega ja marlimask näo ees, et ühtegi patsilli ei satuks sellesse masinasse. Nii et see aeg on jälle unustatud meil. Nüüd on arvutuskeskus igas taskus praktiliselt. Nii et jah, praegu elu on ikka väga palju muutunud. Võib-olla tuleks nende kohtumiste juurde tagasi, et kas selline võib-olla ütleme tihe liiklus ei äratanud võib-olla mõne uudishimuliku inimese uudishimu? Ma pean täpsustama, missugune. KGB huviorbiiti ei sattunud? Sel ajal, kui Illar oli juba pastorina tööl, siis ta põhjendas nagu kõike sellega, et ta peab käima kiriku asju ajamas ja ilmselt oli kuskil täpne ülevaade sellest, aga see on ju ka teada, et kui on ülevaade olemas, siis neile sellest juba piisabki. Üks selline asi tegelikult toimus paralleelselt, et ta sai tuttavaks Leedu kiriku preestritega. Ja me päris sageli käisime Leedus ja tema ise käis ka Leedus. Nii et sageli pärast seda oli tal võimalik meenutada, et üks auto jälitas meid terve tee.
ja kui me peatusime, siis see auto ka peatus meie taga. Sõitsime edasi, temaga sõitis edasi. Nii et oli hästi selgelt teada, mis laadi tegevus seal toimub. Aga ka sellest ei järgnenud tegelikult midagi. No, Leedus on kirikul natuke teine positsioon. Ju siis loeti, et Eesti kirikut või Eesti riiklust Leedu kirikuga suhted ei halva, ei saa kuidagi moodi segada. Alanud oli laulev revolutsioon. Õhus olid suured muutused ja 21. märtsil 1989 asutati Kadrinas esimene kodanike komitee. Kas te teate, miks just Kadrinas? No eks selle taga võib kohe leida põhjust, et kuna Illar oli selle liikumise üks põhilisi eestvedajaid, siis tema ise oli huvitatud sellest, et just tema elukohas saaks see asi toimuma. Teine asi, mis läks nagu paralleelselt lahti, oli ju Eesti Vabadussõja mälestussammaste taastamine. Nii et Kadrina vabadussammas oli ju samamoodi üks esimesi Eestis. Ma ei tea, kas oli päris esimene, aga üks esimesi kindlasti. 26. avati. Jah, selle mõttes, aga taastati aastal 90. Jah. Selles mõttes taastatud tõules ta vist oli ja tõesti üks esimene. Jah, ja see oli ka see aeg, kui me seal ikkagi veel olime, nii et. Kas te selle Vabadussõja ausamba taastamisega olite ka kuidagi seotud? Mina ise ilmselt olin jälle lastega kodus. Et nende ürituste juures ikkagi olid just need muinsuskaitse seltsi liikmed. Ma mäletan veel, kui Trivimi Velliste käis meilt läbi ja Illariga koos käisid Viljandis. See oli Tormast, Torma ja Viljandi. Ma olen kõik sassi. Miks just? Suure Jaanist Viljandisse. Mul on nüüd kõik elukohad ja kõik need toimingud on natuke sassis järjestuses. Aga minu arvates Illar käis just nimelt Suure Jaanist, võib-olla Suure Jaanist, aga ta käis Trivimi Vellistega Viljandis rahvaga kohtumas ja Trivimi Velliste oli siis see Eesti muinsuskaitse seltsi looja. Jah, aga klubid tulid siis hiljem või? See oli siis, ütleme, ma tean, neil oli, Vellistele tegi, neil oli see, mis see nimi oli, Tõru klubi oli. Ja. Aga see oli vist juba, kas oli enne 80. aastaid, et see oli üsna varakult juba. Ja siis mingi aeg see vist, ma ei tea, kas siis keelati ära või mis seal täpselt oli, et muutus asi natuke passiivsemaks. No Trivimi vist oli selle ERSP-ga seotud. Eesti rahvusliku sõltumatuse partei. Ja seal oli ka vist, kui ma ei eksinud. Neil olid need Hirvepargi üritused ja nendega tegelikult oli KGB-l ka päris palju tegemist. Aga Illar millegipärast ei tahtnud selle partei üks lihtliikmetest olla. Et ta vahetevahel tundis, et nad teevad liiga julgeid asju, seal olid ju Enn-Tartu oli vanglasse saadetud juba ja kes oli see Kukk? Jüri Kukk, jah, oli kas tapetud vanglas või näljasurma surnud vanglas või midagi igatahes, et ta oli oma elu kaotanud. No Enn-Tartu küll pärast lasti vabaks, saavutas siis sellise nagu märtri oreooli, aga Illar tahtis nagu minna järjest uute asjadega, see iseloomustaski teda.
et ta võttis jälle uue asja ette ja siis ütles, et teised, jääge seda tegema, ma lähen edasi mingi uue asjaga. Nii et selles mõttes ta ei püsinud kaua ühe sama asja juures. Ja kui nüüd parteilises vaates võtta, siis tema mõtles, et algatab hoopiski selle Eesti Kristliku Liidu. Nii et see Eesti Kristlik Liit, mille ta kohe väga suurejooneliselt otsustas, et ta viib kristlik-demokraatliku internatsionaali. Nii et seal oli Guatemalas üks ülemaailmne kohtumine, millest ta osa võttis ja kus siis tõesti see Eesti Kristlik Liit võeti sinna vastu. Aga siis natuke aega hiljem vist tuli see mõte, et kui on see kristlik-demokraatlik selle üldise organisatsiooni nimetusest, siis ta peab Eestis ka tegema see kristlik-demokraatliku. Aga ja siis tekkis tema partei EKDL. Aga kõrvalt leidus veel mõni siukene mees, kellel polnud tegelikult vähemalt teada olevalt ei olnud mingit pistmist kristlusega ega kirikuga. Asutasid EKDE ehk Eesti Kristlik-Demokraatliku Erakonna ja tahtsid omakorda minna kuskile mingitesse maailma organisatsioonidesse. Nii et nad hakkasid seal natuke nagu kaikaid kodaratesse loopima. Ja siis see päris see partei tegevus jäi jälle natuke soiku ja siis hakkas pigem see ülemnõukogu ja pärast siis Riigikogu tegevus peale. No jah, ikkagi. Loomulikult, et see sama 101 võttis ju vastu Eesti vabaduse selle otsuse. Siis oli neid 101. Jah, siis vist juba oli. Jah. Et siis selles mõttes tema elu eesmärk oli saada võimuorganite sisse, et saaks ise hakata seestpoolt otsuseid mõjutama ja see õnnestus. Siis veel see Eesti kodanike komiteede liikumine, mille juures anti Eesti kodaniku isikutunnistusi välja. Siis oli ka nii, et mul oli üks esimesi numbreid, aga see varastati mul välismaal ära. Et sellest oli kahju, oleks olnud üks dokument. Aga see isikutunnistus ja oli siis mis oli, kõrvuti olid ülemnõukogu ja oli see Eesti kodanikest koosnev Kongress. Eesti Kongress, just. Jaa, need Eesti Kongressi need istungid olid ju ka vahepeal, kus ta käis, mida ta ise organiseeris ja kus ta ei kandideerinud mitte selleks, et olla alati seal kõige esimene, vaid ta tahtis kõiki asju mõjutada niimoodi, et mitte väga seda au alati endale saada. Et selle koha peal küll, jah, kui ta muidu oli üsna auahne, siis neid positsioone ta loovutas päris kergelt teistele. Nii et kui tekkis pärastki juba see uue Eesti ajal küsimus, et kes panna, siis ta oli Isamaa koosseisus veel ja Isamaa sai võimule, nii et kes panna justiitsministriks ja siis oli tema kandidatuur seal läbi käinud. Ja keegi ütles, et kuidas me saame panna, kui tal on juuraharidus veel lõpetamata, sest ta juurest oli välja visatud. Aga pärast seda oli ta tegelenud ju seadusloomega nii, et selles mõttes takistusi ei oleks ju teadmiste poolest olnud. Ja siis ministriks pandi Kaido Kama, kellel ei olnud lõhnagi juriidilisest haridusest. Tema kohta ei saanud midagi halba öelda, et poolik haridus, polnud üldse haridust. Aga Kaido Kama on muidugi tark mees ja tema vedas väga hästi välja selle. Kaido Kama oli üks nendest, kellega ma olin saanud seal Lähtel doosilaagris 7. klassis tuttavaks. Et tema oli siis ka Viljandist vist pärit.
Aga et pärast seda, kui öeldi, et hariduspoolik, siis ülikooli poolt tuli talle selline teade, et me pakume teile võimalust jätkata õpinguid, kuna teid visati välja ebaõiglastel põhjustel. Ja muidugi ta läks siis, aga paljude õppejõududega kujunes siis see vestlus niisuguseks, et mis mina nüüd teile siin õpetan, ma hoopis ise küsin teie käest, et missugused seadused praegu on pooleli olevad ja mis on teoksil, et mida te hakkate varsti kohe vastu võtma, et siin ma saan teie käest teada rohkem. Et siin oli juba see jõujoon muutunud selliseks, et tal ei olnud mingit probleemi sellega, et ta kirjutati sisse kõik need eksamid, mis olid sel ajal jäänud tegemata ja siis ei olnud enam ka neid poliitilisi. Kui mina käisin ülikoolis, siis mul oli veel EKP ajalugu, NLKP ajalugu, kõik siuksed sotsialistlik pollök oli kappollök ehk kapitalistlik poliitökonoomia ja sotspollök ja siis selle kohta juba isegi õppejõudud, teate, see on siuke ebateadus, et seda pole tegelikult olemaski. Aga jah, see asi lõpetati ära, kui oli Eesti aeg. Mingid siukseid propagandistlikke õppeaineid, siukest tühja mula ajada. Ajakirjanik Rein Sikk, kes soovitas teiega ka vestelda, on meenutanud, et kunagi üritati Kadrina saunas, ma ei oska täpselt öelda, mis perioodil täpselt, nagu Sikk ise ütles, seda jumalasulase lapsi vandma õpetada. Kas te teate ka sellest midagi või olete ise saunas käinud Kadrinas äkki? Kadrinas oli selline üleküla saun, kus olid jagatud, ma ei tea, kas päevad või tunnid, nii et kord oli meeste saun ja kord oli naiste saun, minu meelest niipidi. Ja Rein Sikk oli pärastine tõsine tegelane saunaklubi loomisel. Nii et see on jah, kuulsaks saanud üle Eesti. Aga sel ajal ikka käisime, sest et ega meie majas, pastoraadis, ei olnud sauna sel ajal. Ikka pidime käima seal, kus saun oli juba selleks ehitatud. Nii et, aga seda õpetust ma küll ei tea, millega see seotud on. Sellest Rein Sikk teab kindlasti paremini. 1992. aastal sai Illar Riigikogu liikmeks ning 6 päeva nädalas viibis Tallinnas. Pühapäeviti pidas Kadrines Ilumäel jumalateenistusi ning viis läbi laulatusi, matuseid, ristis ja leeritas. Kui keeruline oli teil tema sellise väga tiheda graafiku juures lastega toime tulla? Igaüks võib arvata, et ega see kerge ei olnud. Aga ma pole seda füüsilist tööd kunagi kartnud. Nii et see ei ole nagu raskus omaette. Sealt tuleb lihtsalt teha nii palju, kui sa suudad oskusega eristada tähtsamat, et mis peab tingimata tehtud saama, et lapsed oleksid söönud riides, puhtad, kooli asjad olemas, kodused tööd õpitud, aga selle koha pealt ma pean ütlema, et mul ei ole olnud oma lastega vaja teha kodutöid koos. Sest nad on seda kõike saanud ise teha. Nad on olnud algusest peale väga nutikad ja praegu see tulemus, et nad on kõik mingil alal saanud kõrghariduse. Välja arvatud viimane, kes ei soovinud ise. Ütles, et sellist eriala ei ole olemas, mida tema tahaks õppida. Ta ei lähe aega raiskama. Ta õppis Tallinna majanduskoolis ja sai endale raamatupidamise eriala, mida ta praegu saab väga hästi kasutada. Aga jah, nüüd kui lapsed said oma asjad tehtud ja kui vaja, siis õpetasid üksteist ja nad on üldse olnud hästi üksmeelsed siiamaani. Kui kellelgi on mingit probleemi, siis ütle ainult ja kohe ulatub sulle hulk käsi, kes lähemal see kohe aitab sind hädast.
sel ajal oli mul tegelikult üks noor tüdruk, just Kadrina tormas ja Kadrina aastate alguses. Aga siis ühel hetkel ta kukkus ja ma sain teada, et nad on minu eest varjanud, et tal oli tegelikult epilepsia. Ja siis tuli ema ja kinnitas seda ja tunnistas üles, et jah, et nad arvasid, et muidu ei saa ta üldse siin töötada enam. Ja just seda kätetaotööd aitas ta ära teha. Aga siis tõepoolest, meil oli juba 8 last ja me ütlesime emale ka, et kui see oli nüüd esimene kord, kus ta kukkus ja ma ei osanud kuidagimoodi teda aidata, sest ma ei teadnud, milles asi on, siis tegelikult on vaja, et ta oleks järelevalve all ja ei saaks endale sellist koormust, nagu meil siin on. Ja siis pärast seda tuli mulle üks teine inimene appi, ka Kadrinast pärit. Nii et Kadrina inimene, vanem naisterahvas, kes õpetas lastele kõiksugu vanaaegseid tarkusi ja küll oli tore jälgida ka, nii et jah, ta isegi siis, kui me juba tulime Kadrinast ära, siis tuli meile korraks külla ja küsis, et kas te nüüd saate hakkama või on mind ikka veel vaja. Aga siis juba tuli tegelikult Illari ema mulle appi, nii et ta mõned aastat elaski meie juures. Nii ka kui lapsed väiksemad olid veel. Aga jah, see, mis on seotud füüsilise tööga, see ei ole raskus. Raskused hakkavad sealt, kus on kas psühholoogilised või psüühilised probleemid. Et see pole nagu olnud selline aktuaalne. Ma küsiks niimoodi, et kas Illaril endal oli vahel selliseid hetki, sellist raskeid hetki, et kuna ta päris mitme koha peal rabas? Ta tegelikult ei tunnistanud kunagi mingisuguseid raskusi. Ta oli selline kogu aeg õitsev. Et ta kogu aeg läks edasi, kogu aeg, kui miski ei meeldinud, jättis selja taha, jättis kuskilt jätkake, et tehke teie, mina sellega ei tegele enam. Ta võttis uue asja, sellise, mis tema arvates talle meeldis, sobis ja läks edasi. Ei, ta ei tunnistanud kunagi, et võiks olla raske. Et see oli võib-olla üks asi, mis kannustas teda kogu aeg ja andis samas ka energiat. Ja et ega me sel ajal ei teadnud, tagantjärgi tuli välja, et tal tegelikult oli üks veresoon, mis oli laienenud ajus, aga see selgus alles pärast seda, kui ta ükskord kukkus seltskonnas olles, teadmata, mis põhjusel. Ja siis kuidagimoodi tagantjärgi saadi teada, et see ikkagi on anürüsm. Ja miks ei mindud opereerima, see oli nii keerulises kohas, et ei juletud sinna ligi minna. Aga ega me ei tea, mis teda kannustas. Ta põles nagu kogu aeg nii ereda leegiga. Et öeldakse vahel, et need inimesed, kes põlevad liiga eredalt, kustuvadki liiga vara ära. Aga see, kui sul on ajus mingi selline mõjutaja pidevalt, me ei tea ju, mis suunas ta teda mõjutas. Ta elas vahepeal infarkti läbi, olles ise autoga teel, kas oli Kodaverre või kuhu tal oli kutse. Ja kas oli jälle mingi pastorite kokkusaamine või poliitikute, ma enam ei taasta seda. Aga tee peal tekkis tal selline imelik tunne, ütles. Ja ta helistas autost tütrele, kes on arst. Töötab Soomes arstina. Ja tütar küsis ta käest, et milles see seisneb, see imelik tunne sul. Ja siis ta seletas, et
öösel ärkasin selle peale üles, et hirmsasti süda kloppis ja siis läksin, mõõtsin vererõhku ja see vererõhk oli üle 200 ja võtsin tabletti ja sain vererõhu alla. Aga nüüd hommikul ikka on imelik tunne. Ja siis tütar ütles, et kiiresti jätta auto seisma, kutsu takso ja mine haiglasse. Ja ta ei öelnud, miks ta seda käsib. Ta lihtsalt ütles, et sa pead nii tegema. Aga kuidas siis nüüd isa kuulab või võtab omaks mingi teise inimese mõtte? Ei, ta ei teinud seda. Selles mõttes autoriteedid puudusid. Ta teadis alati ise kõige paremini, kuidas peavad asjad olema, mida peab tegema. Ja ka siin. Käis seal kokkutulekul ära ja tuli tagasi. Ja siis järgmisel ööl kordus sama. Ja siis tütar helistas jälle tütrele ja küsis, kas sa läksid arsti juurde? Ei läinud, ma ikka nii halvasti ei tundnud ennast. Ja siis ütles, et miks sa nii tegid? Sa mängid praegu oma eluga. Ja ma ei tea, kas ta siis lõpuks talle ütles või mitte, aga sundis minema jälle arsti juurde. Ja muidugi mees läks sinna oma autoga. Sõitis, trotsides oma saatust ja arst tegi kindlaks, et on läbi elatud infarkt. 2 ööd järjest läbi elatud infarkt ja siis muidugi võeti kõik asjad ära, öeldi, et nii, las see auto olla siin, seda me enam ei liiguta, kiirabiga Tartu haiglasse, sest et seal oli olemas kompuutertomograaf, millega sai mõõta, et Tallinnas oli mingisugune puudus, mille tõttu ei olnud võimalik, aga võtta Tartu Ülikooli haiglasse. Et seal on teadlased kõrval ja aparatuurid on paremad. Ja siis leitigi, et üks veresoon on sulgunud. Ja otsekohe viidi operatsioonile. Ja kui siis pandi see stent, mis on veresoone laiendaja, metallist võrk, et veri järele liikuda saaks, siis pärast seda alles ütles tütar talle, et ma teadsin kohe, et see on infarkt. Ja ta ütles, et aga miks sa mulle ei öelnud? Keegi ei tea, mida ta oleks sellisel juhul teinud, kas ta siis oleks kuuletanud või mitte. Aga tütar arvas, et see oleks võib-olla liiga suur hirmutamine või ehmatamine. Ta ei julgenud öelda või ei tahtnud öelda või on neil mingi selline arstieetika, mis ei lubanud öelda. Aga jah. Ja on elanud läbi ka insulte. Ka jälle niiviisi, et heast peast keset tänavat kukub ristseliti maha. See kõik võib ju seda veresoont veelgi mõjutada. Et jah, et kui vahepeal nüüd võis öelda, et ta ööpäevas magas 4 tundi, nagu räägitakse mingite kõige suuremate poliitikute kohta, kes on elus või maailmas üldse kõige rohkem ilma teinud, et nad väga vähese unega said hakkama. Et see oli midagi sarnast, et nad olid nii hüpertegusad, et kas neil ei olnud und või et nende aju kogu aeg produtseeris uusi ideid ja mõtteid, mis ei lasknudki magada ja kogu aeg peab olema liikumises. Et ta tõesti oli seda. Et sealt see tohutu produktiivsus ja kõik. Mis oleks teie arvates täna Kadrinas teisiti, kui teie perekond poleks Kadrinasse kunagi sattunud? Ma arvan, et need asjad, mis seal poliitiliselt toimusid, kas esimest korda Eesti Vabariigis või nagu need muinsuskaitse klubi avamised ja siis ma ei tea, Vabaduse sammas võib-olla selle taastamine oleks võtnud rohkem aega või oleks keegi teine selle ära teinud. Ma ei tea seda praegu. Aga eks ta ikka vaatas, et oma kodukoha lähedal kõike teha maksimaalselt, aktiivselt, kiiresti, kohe. Et need asjad, mis sel ajal tehtud said kindlasti.
Mis kirikuelusse puutub, siis kui meie läksime sinna, siis kirikukooris olid keskmise vanusega 70-aastased inimesed või 75 isegi võib-olla. Aga nooremaid, kas nad ei tahtnud sinna hulka või ei tahtnud nooremad sinna minna, aga sel ajal, kui see rahvuslik ärkamine toimus, siis ju tegelikult ka noored tulid kirikusse massiliselt. Ja sealgi oli üks selline mitte uus aasta, vaid ülestõusmispühade öine teenistus, kus oli, ma ei tea, kas oli 102 või 120 leerilast korraga. Et see oli üks selline Kadrina kiriku elu suur pööre. Ja loomulikult, et vanad inimesed tegelikult hästi ei kannatanud välja, et nii palju noori ja siis tulid meile külla Rootsist üks meie tuttava pastori juhatamisel kirikukoor, noortekoor, kes esitasid Kadrina kirikus Nicaragua missa. Te kujutate ette, mis see Ladina-Ameerika siukene rütmiline, trummidega, plaksutamistega, hüpetega, tantsudega, liigutustega üks siukene missa tähendas. See tähendas seda, et kui noored olid tulnud ja rõkkasid kaasa, siis vanad inimesed olid ehmatanud ja natuke isegi põlgasid seda, mis nüüd toimub, see kirik on meil nüüd rüvetatud, et tulevad siin, teevad mingit tsirkust, mingit amfiteatrit. Aga tegelikult noortele tohutult meeldis see. Meile ka. Ja siis selle peale tulid väga paljud inimesed, vastasid kutsele, et tahaks kirikukoori tulla. Ja praktiliselt see kirikukoor vahetus, nii et mõni üksik vanematest veel käis seal, nagu näiteks Arnold Kastemäe. Tema oli üks kauaaegne koguduse juhatuse liige või juhatuse esimees ja tema laps vist Kaire Kastemäe. Ma ei tea, kas need nimed teile tuttavad on, aga teie polnud selle ajal veel sündinudki, nemad juba tegutsesid. Aga et siis tegelikult nemad jäid ja see Kari Noori tuli siis, nii et vahetus tegelikult. Ja uus noor organist ja koorijuht võttis kohe uued laulud ja see oli üks siukene suur pööre. Ja mis veel selle Arnold Kastemäe ajaloo kogumisse puutub, ta oli kirjutanud päevikud, mida ta oli pannud üksipulgi fakthaaval kirja ja kui Mart Laar hakkas koguma mälestusi, siis Arnold Kastemäe ütles, et jaa, mul on vägevasti kõik üles kirjutatud. Ja siis juhtus selline asi, mida ei oleks tohtinud juhtuda. Et ta andis oma need päevikud, see olid fotod sees ja kõik, andis kellelegi muinsuskaitse, ma ei tea, klubide või mis liikumise juhatus see oli, mis organ see oli, mis võttis selle tema päeviku enda kätte, lubas tagasi anda, aga ei andnud. Nii et võib-olla see on praegugi kellelgi kuskil sahtlis. Hea oleks, kui ta on tõesti kuskil arhiivis või kuskil, ma ei tea, muuseumis, et ta oleks ikkagi säilinud. Aga see on elav ajalugu. Ma ei tea, mis veel oleks teistmoodi olnud. Kirikul lastekoor tehti ka. Nii et kõik väiksed lapsed ja kirikukoori, selle siis täiskasvanud kirikukoori liikmete lapsed tulid kõik lastekoori laulma. Selle lastekooriga ma käisin ise ka kunagi kaasas, mindi meie sõpruskogudusse Lapua ja Tiistenjoe ja need tähendab 360 kilomeetrit Helsingist põhja poole. Et sõitsime sinna külla ja lapsed tegid seal ühe mõnusa kontserdi. Tagasi teel juhtus natukene
viperusi veel, et bussirattad läksid kärssama ja siis oli muidugi niisugune seiklus, et meile kohalik kool pakkus öömaja ja pakkus sööki ja siis mõned lapsed, kes kartsid kangesti ja teised, kes jälle nautisid seda, et oi vägev, mida me kõike saame veel läbi elada. Noh, iseenesest Soomemaa on nii turvaline maa ja meie eest hoolitseti nii hästi, et seal polnud midagi karta. Aga jah, siis me saime koju tagasi päevase hilinemisega, aga siiski. Kindlasti teavad vähemalt toonast Kadrina elanikud, et teie peres kasvas 8 last. Kuidas neil läheb ja millega nad tegelevad? No praeguseks ma võin öelda, et neil on kõigil oma pere ja peaaegu kõigil on ka endal lapsed. Kõige vanemal tütrel Katrinil on 2 poega ja 2 tütart. Ja ta on erialalt jurist ja samas ka tõlkemagistrantuuri lõpetanud, nii et tal on 2 eriala ja ta töötab praegu Euroopa kohtu tõlgina. Nii et võitis seal konkursi ja see on niisugune hästi prestiižne amet minu arvates. Poeg, kellel on poeg ja tütar endal, elab Tallinnas ja käib Coop Panga mingis IT-osakonnas tööl, sest et ta on lõpetanud IT-kolledži. Mingi IT-osakonna ülem või kes, ma täpselt ei tea, ma ei jõua järge pidada. 3. on tütar Monika, kes töötab Soomes arstina. 4. on tütar Kristiina, kes on bioloogia doktorantuuri lõpetanud ja töötab Tartu lähedal Jõgeva maaviljelusinstituut või mis nime ta praegu kannab, see instituut. Ja neil on, kas ma ütlesin, neil on 3 tütart. Siis Anneli, kellel on 2 poega ja kes töötab praegu Tartu Ülikoolis inglise keele eksamikorralduse juures aga ta juhendab üliõpilasi ja ma ei tea, igatahes kui keegi koostab eksameid ja kontrollib neid, siis tema käib ennast ette valmistamas ja tegeleb sellega. Teinekord on vaja Cambridge'i mingisuguseid teste koostada ja kontrollida. Nii, siis 6. on Tõnis Andreas, Tõnis tegelikult. Ristimisel on kõigil lastel 2 nime, aga passis mitte kõigil. Tõnisel on poeg ja tütar ja ta töötab Tartu Raatuse koolis emakeeleõpetajana. Ka tegeleb seal näiteringidega ja on peaaegu sama hüperaktiivne nagu ta isagi. Aga siis Peeter Paul võttis 7. klassis eesmärgiks, et ta tahab tulevikus minna Jaapanisse, hakkas jaapani keelt õppima ja ta lõpetas Tallinnas bakalaureuse, Tartu Ülikoolis magistrantuuri, Idamaa filosoofia või mingi selline asi ja läks pärast seda doktorantuuri Tokyosse, Waseda ülikooli. Seal natukene aega õppis, siis leidis, et see on rohkem minevikku suunatud ja tema tahaks rohkem tulevikku vaadata, aga ta sai seal elukoha, töökoha. Nüüd on tal perekond, 2 poega ja veebruaris tuleb 3. korda perega Eestisse külla. Nüüd kõige noorem Maria Birgitta lõpetas Tallinnas selle majanduskooli ja raamatupidamise lisaerialaga, nii et nüüd tema kolis 2015.
aastal Tenerifele, Hispaaniasse ja seal peavad oma elukaaslasega või nüüd kihlatuga tegelikult saunade ehitamise firmat. Aga peale selle ta tegeleb veel kinnisvaraga ja kõik eestlased, kes juhtuvad sinna minema ja keelehätta jääma, siis kutsutakse jälle teda ja leitakse üles. Ja nii et on seal selline polüglott. Aitäh teile väga sisuka ja detailse intervjuu eest. Suured tänud. Aitäh. Kui Rakverest Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Selline oli tänane saade. Loodame, et saite enda jaoks nii mõndagi uut ja huvitavat teada. Neeruti seltsi taskuhäälingu hooaja viimane saade on eetris juba 31. detsembril. Kes on meie vestluskaaslaseks, kuulete juba vähem kui 2 nädala pärast. Kuulmiseni! Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Kui võtad sa raamatu, siis sealt sa loed, näe kündisin Kalevite kangem poeg. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad lõõlid saab. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad lõõlid saab. Kuid õhtul, kui on põldul lõppenud töö, siis ikka me tantsuringis kaasa lööd. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, ehk neeruti neidudelt siis muusi saa. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, et neeruti neidudelt siis muusi saad.